Sündinud Ameerika kõige mõjukamasse dünastiasse, Cornelia Vanderbilt oli üks maailma rikkaimaid naisi ja temalt eeldati, et ta elaks teatud viisil. Mõnda aega ta elas nii, kuid siis 1930-ndatel kolis ta Euroopasse, lahutas oma abikaasast, värvis juuksed roosaks ja leiutas end uue nime all uuesti. Need teod šokeerisid Ameerika kõrgseltskonda, nii et miks ta seda tegi ja mis temast sai? Cornelia Stuyvesant Vanderbilt sündis Biltmore'i mõisas Põhja-Carolinas 28. augustil 1900. Peaaegu kogu tema elu kujundas tema perekondlik taust. Tema isa oli uhke nimega George Washington Vanderbilt II. Vastupidiselt sellele, mida tema nimi võiks vihjata, polnud ta sugugi Ameerika Ühendriikide esimese presidendi järeltulija. George oli tegelikult William Henry Vanderbilti poeg. William Henry oli Cornelius Vanderbilti poeg, keda tunti 19. sajandi Ameerikas ka kui Commodore'i. Cornelius oli oma pika elu jooksul kogunud tohutu varanduse enne oma surma 1877 aastal. Esmalt monopoliseeris ta aurulaevade buumi ajal 1830 kuni 1850 aastatel 3 osariigis ja USA idarannikul laevanduse ning seejärel mitmekesistas oma tegevust raudteedesse. Cornelia ei tundnud kunagi oma vanavanaisa ega vanaisa. William Henry suri 1885 aastal, jättes maha tohutu varanduse $200 miljonit, mis tänapäeva mõistes oleks 10 miljardeid. Kuigi enamik tema varast läks 2 Cornelia vanemale onule, päris tema isa ise $2 miljonit ning aastate jooksul sai ta veelgi raha, kui sugulased surid ja usaldusfondid täiskasid. Seega sündis Cornelia uskumatult jõukasse perekonda ning tal oli hilisemas elus võimalus elada täpselt nii, nagu ta ise soovis. Tema ema oli Edith Stuyvesant Kerry, kes pärines silmapaistvast idaranniku poliitilisest perekonnast. Ta abiellus Cornelia isaga 1898 aastal. Cornelia oli nende ainus laps, mis tähendas, et tulevikus pidi ta pärima kogu nende varanduse koos tohutu maja ja mõisaga, mille Georg oli Biltmoresse ehitanud. Enne kui vaatame lähemalt Cornelia ekstsentrilist elu, läheme korraks ajas tagasi, et uurida Biltmore'i mõisat ennast. Cornelia isa oli selle maja ehitanud enne, kui ta üldse Edithiga abiellus. Tema ema oli ta meelitanud Põhja-Carolina maapiirkonda. Pärast seda, kui tema abikaasa William Henry suri 1885 aastal, hakkas ta veetma rohkem aega New Yorgist eemal ning Põhja-Carolina oli tol ajal populaarne koht newyorklaste seas, kes soovisid põgeneda Manhattani sagina ja melu eest. George'ile meeldis Põhja-Carolina ja kui ta jõudis 20. eluaastate keskpaika, otsustas ta siia osta suure mõisa, et sellele oma maja ehitada. Ta soovis ka oma vendadele järele jõuda, kes olid ehitanud suured majad New Yorgis ja Rhode Islandil. Tööd Biltmore'i mõisas algasid 1880. lõpus, pärast seda, kui George oli ostnud 125 000 aakrit maad. Selle projekteeris silmapaistev 19. sajandi arhitekt Richard Morris Hunt ning ehituse ajal töötas seal umbes 1000 töölist. Hoone ehitati Prantsuse renessanslossi stiilis. Selle arhitektuur sai inspiratsiooni mitmest Loire'i oru Prantsuse renessanslossist, eriti Chateau de Blois'st, ajaloolisest lossist Kesk-Prantsusmaal, mis oli kunagi Blois krahvide ja mitme Prantsuse kuninga residents. Maja oli 4-korruseline, lisaks olid seal kelder ja aluskorrus. Biltmore'i majas oli ligikaudu 250 tuba, sealhulgas 35 magamistuba, üle 40 vannitoa, personali eluruumid 10 töötajatele, pidusaal, muusikasaal, raamatukogu 10 000 raamatutega, suured köögid ja pesuruumid, piljardisaal ning isegi ujula, mis oli 1890. aastatel haruldane. See valmis 1895 aastal ja sai nime The Bilti järgi, mis on linn madalmaades, kust Vanderbiltid algselt pärit olid. See tohutu maja oli maailm, kus Cornelia üles kasvas ainukese lapsena ja kui ta kord selle uksest välja astus, võis ta ekselda miile lahkumata kunagi sellest avarast mõisast. Tollal ja ka praegu oli see suurim eravalduses olev maja Ameerika Ühendriikides. Oma kogu hiilguses oli see siiski kummaline koht lapsepõlve veetmiseks. Ei olnud õdesid vendi, vähe eakaaslasi ning igapäeva elu kujundasid pidevalt tähelepanelikud täiskasvanud ja teenijaskond. Selline kasvatus jättis paratamatult oma jälje.
ja oma jälje see ka jättis, sest Kornelia muutus hilisematel aastatel üsna ekstsentriliseks ja hülgas oma lapsepõlvekodu mõisa, nagu me varsti näeme. Kornelia kasvas üles Biltmore'i mõisas ja sai seal oma varastel aastatel eratunde. Ta oli ainus laps, kuid teda ümbritsesid teenijad ja külalised ning suvel ja pühade ajal külastasid mõisad ka teised suurema Vanderbiltide dünastia liikmed. Teismeas hakkas ta käima Madeira koolis. See oli eliitne, erakätes olev ettevalmistus ja internaatkool tüdrukutele Virginias, mis oli asutatud mõned aastad varem. Seal sai ta kogeda laiemat suhtust omaealiste tüdrukutega, kuid juba siis oli Kornelia tuntud kui veidi ekstsentriline. Kornelial ja tema vanematel oli 1912 aastal napikas. Nad olid puhkusel Inglismaal ja pidid koju tagasi sõitma Titanicu pardal, mis oli väidetavalt uppumatu laev, kuid uppus oma esimesel reisil New Yorki. Selle asemel otsustas Kornelia isa broneerida neile kojusõidu teisele laevale nädal varem. Tõenäoliselt tegi ta seda seoses kavandatud söekaevurite streigiga, mille tõttu kardeti, et Titanic ja teised Atlandi-üleste liinilaevad võivad nädalateks sadamasse kinni jääda. Kui ta poleks nende plaane muutnud, oleks Kornelia ja tema vanemad võinud saada ajaloo kuulsaima meretragöödia 3 ohvri hulka. George Washington Vanderbilt teine ei elanud Titanicu ohvritest siiski kauem. Kornelia isa suri 1914 aasta märtsis 51-aastaselt. Operatsiooni järgsete tüsistuste tõttu, kui pimesoole eemaldamise järel tekkis tema kopsu verehüüve. George jättis endast maha $50 miljoni suuruse pärandvara, sealhulgas Biltmore'i. Suurem osa sellest läks algselt Edithile, kes abiellus 1920. aastatel uuesti ja kolis Biltmore'ist ära. Kornelia sai teismelisena taskuraha, kuid alates 1921 aastast pidi ta saama $2 miljonit aastas ning lisaks pidi ta saama ka Biltmore'i omanikuks. Seega oli Kornelia 1920 aastate alguseks valmis tõusma maailma rikkaimate naiste hulka. Tema varandus kasvas sellisesse suurusjärku, millega vähesed tema kaasaegsed, olgu nad mehed või naised, suutsid võistelda. Kornelia õppis pärast Madeira kooli lõpetamist umbes aasta Põhja-Carolina ülikoolis, kuid ta ei lõpetanud seal kraadi. 1920. aastate alguses kohtus ta oma esimese abikaasaga, kes oli temast 10 aastat vanem, ning abiellus temaga. John Francis Amherst. Cecil oli Inglismaa ühe hinnatuima poliitilise ja aristokraatliku perekonna järeltulija. Ta töötas 1920. aastate keskel Briti saatkonna esimese sekretärina Washingtonis ning just tänu sellele kohtus ta Korneliaga ja abiellus temaga 1924 aasta aprillis. Nende pulmad peeti Biltmore'is ning see oli suurejooneline sündmus, kus osalesid tuhanded külalised ja töötajad. Sel ajal oli Kornelia 23-aastane, samal ajal kui John oli 33-aastane. Veidi rohkem kui aasta hiljem, kui Kornelia sai 25-aastaseks, sai ta oma isa täispäranduse kätte. See oli $5 miljonit, mis tänapäeva rahas oleks peaaegu $100 miljonit. Kuni selle hetkeni oli Kornelia elu täpselt selline, nagu ühe rikka pärijanna puhul oodata võiks. Ta sai kõrgetasemelise hariduse, kuigi ta ei omandanud kraadi, abiellus oma sotsiaalsesse klassi kuuluva rikka mehega, tegeles mitmesuguste heategevuslike tegevustega ning sai peagi Biltmore'i mõisa perenaiseks. Seejärel sündisid tal koos abikaasaga 2 poega, George ja William, vastavalt 1925 ja 1928 aastal. Paar nautis mugavat elu Biltmore'is, kuid 1930 aastal suure depressiooni ajal avasid nad osa majast avalikkusele, et teenida lisatulu. See oli enneolematu samm, mis aitas kindlustada Ameerika suurima kodu tulevikku, mida hiljem tunnustati riikliku ajaloolise maamärgina. Kuid kui lapsed hakkasid suuremaks kasvama, muutus Kornelia ekstsentriline käitumine veelgi ilmsemaks. 1932 aastal, kui tema poisid olid vastavad 7- ja 4-aastased, otsustas Kornelia, et elu Biltmore'is on igav ega paku talle enam rahuldust. Seetõttu lahkus ta ootamatult New Yorki ja hakkas seal kunstikoolis käima. See oli tol ajal väga ebatavaline samm. Üks teooria on, et Kornelia võis otsustada Biltmore'ist lahkuda, kuna tundis, et sealne elu ahistas teda. 1920. alguses oli Kornelia mõnda aega ise mõisa juhtinud, kuid pärast abiellumist võttis tema abikaasa Biltmore'i juhtimise üle ja see jättis Kornelia päeval tegevusetult istuma. Kornelial polnud mingit huvi olla tagasihoidlik koduperenaine, isegi kui ta oli jõukas, ning ta otsustas rajada endale iseseisva elu New Yorgis. Kornelia ei jäänud siiski New Yorki kauaks.
mõni kuu pärast sinna saabumist lahkus ta Euroopasse ja asus elama Pariisi. Ta ei naasnud kunagi Ameerika Ühendriikidesse, isegi mitte oma ema matustele pärast tema surma 1958 aastal. Cornelia otsustas samuti, et tal on oma abikaasast küllalt. Ta lahutas Cecilist 1934 aastal, varsti pärast Euroopasse saabumist. Kummalisel kombel jäi ta siiski Biltmore'i elama ja haldas mõisaga pärast Corneliast lahutamist. Veelgi kummalisem oli see, et ta võttis endale nimeks Nilcha ja värvis oma juuksed roosaks. See peegeldas tema kasvavat usku numeroloogia ja müstika jõusse ning nii tema juuksevärv kui ka nimi olid väidetavalt seotud tema värvi auraga. Hiljem värvis ta oma juuksed siniseks ja tema riietus oli sageli erksavärviline, sõltuvalt tema aurast ja aastaajast. Tema lapsed said samal ajal hariduse Suurbritannias ja Šveitsis, mis tähendas, et Cornelia nägi neid Euroopas regulaarselt. Puhkuste ajal naasid nad Biltmore'i, et olla koos oma isaga, nii et nende elu oli mõlemal pool Atlandi ookeani. Mõlemad teenisid teise maailmasõja ajal Briti kuninglikus mereväes, mis oli Cornelia rännukire kaudne tagajärg. Cornelia sai Euroopas tuntuks oma keerulise armuelu poolest. Pariisist alustas ta suhet Šveitsi kunstniku G. Beeriga. Hiljem, kui teine maailmasõda puhkes, kolis ta üle La Manche'i väina ja tegi Suurbritanniast oma uue kodu. Tema 2 poega jäid vaevu sõjas ellu. 1943 aastal saadeti nad neutraalsest Šveitsist läbi Vichy Prantsusmaa ja neutraalse Hispaania Portugali. Nii said nad Lissabonis lennukile minna ja Inglismaale lennata, et olla seal koos oma emaga. Kuid ootamatult jäeti nad lennukist maha, millele nad pidid minema, sest näitleja Leslie Howard, kes oli kuulus oma rolli poolest filmist Tuulest viidud, võttis nende koha. Just see sama lennuk tulistati hiljem natside poolt alla Biskaya lahe kohal ja kõik pardal olnud inimesed hukkusid. George ja William reisisid selle asemel eraldi lennukiga ning jõudsid turvaliselt Inglismaale. See oli hämmastav saatuslik pööre, mis meenutas Cornelia enda kokkupuudet katastroofiga, kui ta 1912 aastal peaaegu Titanicule läks. Jällegi oli katastroof tema perekonnast napilt mööda läinud. Pärast sõda abielus ta 1949 aastal kapten Vivian Francis Bulkley Johnsoniga. Ta oli esimese maailmasõja ajal teeninud autasustatud sõjakangelane, kes hiljem rajas Londonis eduka karjääri panganduses. Cornelia teine pulm ei saanud olla esimesest erinevam. Tema ja Vivian abiellusid Londoni Kensingtoni perekonnaseisuametis. Teise abielu ajal otsustas ta kasutada nime Mary. Miks ta seda tegi, ei ole täiesti selge, kuigi mõned on arvanud, et see oli selleks, et hoida oma elu võimalikult privaatsena. See abielu paistis olevat õnnelikum kui tema esimene. Vähemalt ei tüdinenud Cornelia Nilcha Mary ära ega põgenenud teisele mandrile. Selle asemel jäi ta Viviani kõrvale ning nad olid abielus kuni tema surmani 1968 aastal, mis tähistas tema erakordselt ebatraditsioonilise elu kõige pikemat ja rahulikumat peatükki. Cornelia ja Vivian elasid vaheldumisi suures majas Londonis ja mõisas, mille ta oli ostnud Oxfordshire'i Cotswoldsi piirkonnas ning mille nimi oli Mount. Neil olid siin mõnevõrra ekstsentrilised kollektsioneerimisharjumused, kuid sellist laadi, mida sai rahastada vaid Cornelia tohutu varandus. Näiteks kaunistas maja pidevalt kasvav ajalooliste Hiina vaaside kollektsioon. Need annetati hiljem Londoni Victoria ja Alberti muuseumile. Pärast oma abikaasa surma 1968 aastal hakkas Cornelia rohkem huvituma uuenduslikust kunstiteraapia kontseptsioonist. Ta sai sõbraks selle uue teraapiavormi ühe peamise eestkõneleja, Edward Adamsoniga. Ühel õhtul Londonis, temaga õhtus süües, kohtus ta William Gotseriga. Tol korral oli ta nende ettekandja ja oli Corneliast 26 aastat noorem. 1972 aastal abiellus ta temaga, kui ta ise oli 72 ja tema 46. Nad asusid koos elama rahulikku elu tema kodus Mountis. See 3. abielu jäi talle viimaseks. Cornelia suri 3 ja natuke aastat hiljem, 7. veebruaril 1976, olles 75 aastane. Kuigi suur osa tema suurest Vanderbiltide suguvõsast maeti Ameerikas Staten Islandil perekonna krüpti, murdis Cornelia taas traditsiooni. Pärast tema surma Oxfordshire'is kremateeriti ta ja tema tuhk puhkab kirikus tema kodu lähedal. Aastaid hiljem, pärast tema palju noorema abikaasa William Gotseri surma 1984 aastal, ühendati tema säilmed taas Williamiga, asetati tema kirstule ja maeti koos Orkneyle, Šotimaale.
ta oli suuresti lahti öelnud oma Vanderbiltide sidemetest ja valinud oma elu teisel poolel elada privaatselt. Ning see oli talle sobiv lõpp. Miks ta otsustas sellist elu elada, jääb aga tänaseni mõistatuseks. Tema abielu Ceciliga, kes suri 1954 aastal ja maeti kohalikule kalmistule Biltmore'i lähedal, oli ilmselgelt õnnetu ning tal oli piisavalt raha, et ta sai täielikult traditsioonidest lahti öelda ja järgida oma enda teed. Cornelia elas kummalist elu ja on sobiv, et viimastel aastatel on tema kohta ilmunud üks veider lugu. Uskuge või mitte, aga tükk tema pulmatordist on siiani Biltmore'i mõisas välja pandud. Nüüd võite küsida, kuidas küll üks koogitükk on suutnud sajandi üle elada? Ja see oleks igati mõistlik küsimus. Vastus on see, et Cornelia pulmatort, kui ta 1924 aastal abielus Ceciliga, oli puuviljakook. Nende hulka kuulub korralik sorts alkoholi, näiteks viskit, mis aitab kooki aja jooksul säilitada. Tegelikult küpsetatakse keskmine puuviljakook mitu nädalat enne selle söömist. Tükk kooki pandi plekkkarpi, mis unustati ära ja jäeti kohvrisse. See leiti üles 2010. aastate keskel ja nägi välja nagu juust, kuid see polnud juust ning erinevalt enamikust toitudest polnud see ligi 90 aastaga lagunenud. Uuriimine näitas, et see oli tükk pulmatordist ja see on tänapäeval Biltmore'is väljapanekul, olles sobivaks tunnistuseks ühe ekstsentrilise naise elule. Nagu mainitud, suri Cornelia esimene abikaasa 1954 aastal ja pärast tema surma võtsid Cornelia pojad Biltmore'i mõisa juhtimise üle. Jüri ja Villem hakkasid seejärel residentsi haldama ajaloolise majamuuseumina ning töötasid selle nimel, et ettevõtte stabiliseerida ja muuta see kasumlikuks isemajandavaks ettevõtteks. Lõpuks 1963 aastal määrati mõis riiklikuks ajalooliseks maamärgiks. Jüri ja Villemi kaudu oli Cornelial 8 lapselast ning tänapäeval on mitu tema järeltulijad seotud mõisa haldamisega, mis on jätkuvalt suur turismiatraktsioon Põhja-Carolinas, meelitades igal aastal umbes 1,4 miljonit külastajat. Suur tänu kõigile, et vaatasite seda videot Cornelia Vanderbiltist. Loodan, et leidsite selle huvitava olevat. Andke mulle teada allpool kommentaarides, mida arvasite tema elust ja kui teil on ettepanekuid, siis andke neist samuti allpool kommentaarides teada. Loodan, et olete tellinud minu kanali ja lülitanud teavitused sisse, et saada kõik minu videod kohe, kui need üles laen. Igatahes, see on kõik minu poolt, nii et näeme teid kõiki järgmises unustatud elude osas. Aitäh!